Meil on täna paneelis Reigo Ahven. Palun vali endale sobiv koht, mis sulle meeldib, muusik, ettevõtja, tore inimene. Mihrid kaasa, igaks juhuks ka läks kaasaks meil. Nii, Lembit Kaplinski, Tartu abilinnapea. Nii, siis meil täna paneelis on Margit Mikk, Koose huvikooli kunstiosakonna õppejuht, Eesti Kunstikoolide Liidu juhatuse liige ning aasta tegija huvihariduses. Mihkel Tigerpalu, keda te olete juba ka täna näinud, Lääne-Harju muusika- ja kunstide kooli direktor. Juhu! Ning Rasmus Kits, kes meil räägib homme, kes on vabakutseline õpetaja Eesti Teadushuvihariduse Liidu juhatuse liige. Nii, ma panen nüüd siia sellesama slaidi, kui teil on veel meeles. Seesama need väljakutsed, et alustame sellest, meil on need muresid on, nagu me juba kuulsime, päris palju ja meie või teie või meie ühine statistika nüüd näitab seda, et raha on meil suureks mureks ja samas ka koostöö. Millest alustame? Kui me hakkame rahast rääkima, siis meil võtabki see 1,5 tundi aega. Aga ikkagi ma arvan, et see raha on väga tähtis küsimus ja võib-olla alustamegi sellest. Jah, sina kohe rahast hakkasid rääkima. Okei. Räägime siis rahast. Kust raha saab, sa tead? No räägi siis meile. Mul on head uudised teile. Raha ei ole otsa saanud maailmast. Seda on. Tõesti hea uudis. Jah. Ja teiseks, nendel, kellel on, nendel on samad huvid nagu meil. Lihtsalt küsimus on sellest, kui veenvalt me suudame seda alla joonida, et raha huviharidusse pannes investeerivad nad enda ettevõtete tulevastesse töötajatesse. Ja siis ka tegelikult sellesse keskkonda, milles nad ise, nende lapsed, nende töötajad on. Ma toon ühe sellise näite ja ma ei tea, kui paljud teist on kuulnud, et eelmisel aastal käis Eestis salaja üks big band, mille nimi on Vanguard Jazz Orchestra. Kas keegi saab käe tõsta, et kas keegi on kuulnud sellest bändist või kas keegi on kuulnud sellest, et nad käisid eelmine aasta siin? Ei kuulnud? Okei, see on väga okei. See on maailma parim big band, tõestatult. Need on ka kõige kuulsam, ühtlasi ka kõige kallim. Ühe õhtu kontsert, see oli pühapäevane päev, maksis 35 000 eurot. See on päris palju, kui te mõtlete nüüd nendele projektidele, mida te tahate teha, kes panustasid sellesse esimesse tulpa, siis andke korraks käega märku, kui palju teil õnnestuks see projekt käima lükata 35 000 euroga, umbes. Et kui teil on 35 000 eurot, lihtsalt põmdi, kui paljud need, mida te tahaksite teha, aga kus on nagu häda on, tõstke käsi, kas mõnigi saaks oma projekti käima sellega? Või need on nii väiksed numbrid, et nendes ei opereeri üldse? Või kuidas see käib üldse? No on ju, 35 000, see ei ole nagu täiesti mõttetu number, aga samal ajal jällegi, kui on vaja laua peale panna, siis kasutaks Raivo Vare sõnu, et Ahven, et kui 10 000 eurot sa ütled, et ei ole nii suur summa, siis pane praegu laua peale. Kui ei pane, ju siis ikkagi oli. Nii, selle õhtu hind oli 35 000 ja Ahven sai ainult 5 000 kulkalt ja mõtles, et huvitav, mis siis nüüd saab, et kas peaks ära või mis. Ja siis ma mõtlesin, et okei, proovime. Matemaatiliselt on nii, et kui ühte džässiklubisse, kuhu see bänd tuli, saab müüa 100 piletit, siis võiks näiteks teha 2 kontserti. Ja kontserdi pileti hind on 150 eurot. Väga kallis, 10 korda kallim kui muidu. Aga kui ma hakkasin ükshaaval inimeste poole pöörduma, siis ainult sel juhul öeldi ei, kui ei oldud Eestis. Ja me tulime sellega toime, me saime 200 piletit müüdud, me hirmus rikkaks ei saanud, aga
võlgu ka ei jäänud, saime oma 35 000 kokku ja saime selle kontserdi tehtud, mis ongi, noh, ütleme, dokumenteeritud maailma kõige tähtsam big band käis Eestis salaja ühes keldris, mängis ja samal ajal tegi Mubas meistrikursuse niimoodi, et 400 noort inimest said neid kuulama minna, nendega koos lavale minna, küsida küsimusi, teha kõike, mida on hariduseks ja harituse tõstmiseks ja kogemiseks tarvis. Ehk et sai kokku toodud avalik sektor, erasektor, haridus, no äkki siis huviharidus ka, sest meil oli open call, kõik said tulla tasuta sinna, kes tahtsid sinna kuulama tulla. Asja moraal on, ma arvan, et kui õigelt poolt hakata mudima, siis tegelikult raha ei ole võimatu probleem. Rahal on lihtsalt omadus meid ehmatada. Kui on suur summa, suur hinnasilt, et siis vahel langevad käed rüppe. Aga kui pärast tegin väikese statistika, et miks inimesed maksid 150 eurot per kontsert, siis tuli välja, et ma olin teinud ühe saatusliku vea ja kirjutanud sinna, et kui ostate pileti, siis iga Eesti muusikahuviline inimene saab tulla Mubasse ja tasuta kuulata seda bändi. Ja see sulatas kõik südamed. Mis tähendab seda, et haridus ja kokkupuude võimalusega õppida oli tegelikult see kuldvõtmeke. Mitte miski muu. Maailma parim big band ei huvita kedagi. Mingi džässiklubi ei huvita midagi. Aga see hariduse nagu sõna oligi see superpower. Nii et ma tegelikult arvan, et me ei ole mitte nagu need, kes peaksid kõrvad lontis, müts peos minema küsima, vaid me peaksime saama valida, kellelt me raha vastu võtame. Üks lisaküsimus üle. Kes oleks siis eestvedaja, kui me huikuulidest räägime? Kes oleks eestvedaja? Eestvedaja oleme ikkagi meie. Mõnus väike siuke unn on siin praegu ka. Kas ei sobi? No iga üksi, seal võib leida. Teil on laua täis eestvedajaid. Okei, aitäh. Nii, kuidas siis Tartus rahadega on? Juba kuulsime tegelikult. Ma väga toetan seda mõtet, et rohkem eraraha kaasata huvihariduse pakkumisse. Linnavalitsus ei saa seda eest vedada, et me ei saa minna oma seadusest tuleneva kohustuse jaoks küsima toetusi. Siin on mitte enam administratiivsed, finantsilised ja juriidilised takistused, vaid poliitilised ja mainekujunduslikud takistused lisaks kõigele. Erategijad ei ole kindlasti niimoodi piiratud. Aga ma tahaksin natukene ikkagi sükast linnavalitsuse vaates ja riigi rahanduse seisu vaadates natukene kainemat seisukohta ka esindada, et Mart Võrklaeva südant kahjuks ei ole võimalik niimoodi sulatada. Kui riigieelarves on 400 miljonit auku, siis me peame arvestama, et järgmistel aastatel riigis ja nii nagu taevas nõnda ka maa peal omavalitsustes suure tõenäosusega tegevuskulud jäävad tänase aasta tasemele üksikute eranditega, kuhu Robin Hoodi pikk käsi ei ulata ringi jagama seda vähest. Ja see tähendab seda, et raha juurde ei tule ja tuleb teha valdkonna sees ümber tõstmisi. Meie Tartus suure tõenäosusega lõpetame 3. eelistuse toetamise ja võtame selle raha kasutusele selleks, et aidata 3. sektori siis palkasid natukenegi tõsta. Ja need on valikud, rasked valikud, valusad valikud, aga neid tuleb hakata lähiaastatel hästi julgelt tegema. Selleks peab olema paigas prioriteet, mida me tahame. Nii et ei taha jagada piiritut optimismi, aga tahan väga toetada seda mõtet, et kellel on võimalus, siis minge küsige toetust, mis iganes sõnadega teie oskate seda teha. Ma võtaksin korraks mikrofoni tagasi. Ma olen täiesti nõus, aga ärge mõelge palun sellest kui toetusest. See ei ole ammu enam toetus, vaid see on partnerlus, et minge pakkuge partnerlust, on endal nagu psühholoogiliselt parem küsida, aga on tõele ka lähem, et keegi ei ole selles seisus eriti täna, eriti praegu, et toetada, seda isegi ei suudeta ettevõtte sees maha müüa,
aga nii kui rääkida partnerlusest, on tegelikult kõik võimalik ja need tegevused ei peagi väga palju erinema, lihtsalt nendele vaade peab olema natukene rohkem niimoodi võrdne võrdsega. Ma võib-olla siin kasutan seda võimalust, et lisan, mul on tuli just üks näidis Narvast ka. Et ma arvan, et sina kui muusikaettevõtja niimoodi mõtled, see on hea, see tegelikult on niimoodi ja võib-olla need, kes vaatavad meil, need meie järelvaatajad, võib-olla on ka väga head tulevased partnerid. Kui Narva tuli Station Narva festival, siis kuidagi juhuslikult jõudsime ühe ideeni, et näiteks Genka võiks esineda kohaliku muusikakooli kollektiiviga. Ja siis sellest sai nii suur ja hea projekt, et nad tegid head koostööd ja siis jätkasid seda ka. Et siis ma arvan, et see soov võiks tõesti huvikoolide poolt olla ja kindlasti leidub neid partnerid, kes soovivad koostööd teha ja lastele, kujutage ette see lastele, sa käid nagu igapäevaselt kunsti, muusika, huvikoolis, teed põhimõtteliselt igapäevaselt sama asju ja siis järsku tuleb selline võimalus sul esineda staariga nagu laval. Ja aga siis me jätkame, Rasmus, sina tahaksid ka rahadest rääkida? Et selle rahaga on üks lahe lugu. Maale maabuvad tunnukad ja tulevad siis juhtide käest küsima, et kuulge, et me siin oleme jälginud ja uurinud ja et teil on kogu aeg raha puudu. Et mis värk selle rahaga on, et me aitame teid, et öelge, et kust te saate seda raha, et kui teil siin maal enam ei ole, siis me toome nagu kuskilt juurde või midagi, et lähme kuskilt mujal planeetilt võtame ja juhid ütlevad, ei, te olete täiesti valesti aru saanud, et kui puudu jääb, et siis me trükime juurde. Ja seepeale eemaldati inimesed intelligentsete eluvormude nimekirjast. Ehk siis, et see on nagu mõtlemise koht, et see raha on selline tore konstruktsioon, aga me tegelikult räägime ju ressurssidest. Ja nagu Reigo juba ütles, siis ega tegelikult ressursse kuskilt nagu otsa ei ole saanud, et neid ikka jätkub, et rohelised küll räägivad, et kohe saab otsa, aga ja siis me jälle kuuleme, et tegelikult ikka päris otsa ei saa. Küsimus on selles, kuidas me neid ressursse jagame. Ja me ei teagi, kes siis võidab, et kas võidab see, kes kõige kõvemini karjub või võidab see, kes kõige targemat juttu räägib. See on mõtlemise koht. Ja tundub, et siin on ka nagu see konkurents olemas. Et kes eest see mees võiks niimoodi öelda. Ja Margit? Nii, nüüd on sees. Et ma arvan, et see tulp, miks ta seal nii suur on see, et meil on omavalitsustes väga erinevad palgad, et me paraku oleme Eesti erinevatest äärealadest ka siin ja siis on veel linnad. Osad suudavad tõsta, teised ei suuda ja ega midagi ei ole teha, see raha ikkagi palgapäevast palgapäevani on nagu üks probleemkoht. Tean ise ka õpetajad, kes lähevad vahepeal õpivad elektrikuks, huvikooli õpetajad, et võib-olla mingit muud tulu ka teenida. Muidugi see on valgustav, see, mis Reigo räägib, et võtame ja mõtleme kastist välja, jah, ta aitab kindlasti ägedate projektide puhul ja ma olen ise ka olnud mõne projekti eestvedaja, kus on raha vaja ja õudselt hea meel minna ütlema, et kuule, see sõber, see teine firma andis, et kas sa ka annad ja raha tuleb. Et projektide jaoks on päris lihtne seda raha leida, aga niimoodi igapäevaseks tööks, et siin on istudes ise ka Kose vallavolikogus ja hariduskomisjonis, sa näed seda õhukest olekut seal ja tuleb teha kogu aeg valusaid valikuid, et nüüd võib-olla on ikkagi meil selline võtmesõna ka sellised eestkõnelejad, et kui on nagu väga tugevad eestkõnelejad, kes räägivad ikkagi selle valdkonna rahastamise vajalikkusest, siis võib-olla see mõjutab ka äkki Võrklaeva või kedagi teist seal üleval pool ja ikkagi neid omavalitsusi ka, et me peame mõtlema niiviisi, et meil peavad olema tugevad sõnumid ja head eestvedajad, ehk siis midagi muutub ja ürituste jaoks kastist välja mõtlemine suurepärane tulebki teha, ega muud moodi ei saa. Lemit, sa tahad veel kommenteerida? Nii, ikka sellel vanal teemal. Nende eestkõnelejatega peab olema selles mõttes ettevaatlik. Mõnes teises valdkonnas on eestkõnelejad kogenumad ja palju valjema häälega. Ma hoidsin hinge kinni,
kui tuli see õpetajate täiendav 17-eurone palgatõus, sest ma arvasin, et ministeerium võtab selle huvihariduse rea pealt. Läks õnneks tehisintellekt, seekord jääb tegemata, eks ju. Aga taaskord valusad valikud, kui keegi räägib sellest, kust raha tuleb, et minister ei pingutanud piisavalt, siis see ei käi niimoodi, et minister istub kabinetis ja pingutab ja siis sahtlisse on raha tekkinud, ta võtab selle kuskilt ära ja tahes tahtmata üldhariduse eestkõnelejad on palju tugevama häälega, et olge sellega palun ettevaatlikud. Jah, lihtsalt sõnastuse mõtlesin, et rahastamise puudust tõepoolest ei ole, et rahastamise võimalusi kindlasti on ja ma sekundeeriksin Reigole, et jah, kui saaks selle raha sealt kuidagi kätte, meil siin oli kohvilauas üks arutelu teemal erarahad huvihariduses ja miks mitte maja ehituses ja iseenesest see mõte, et on Alexela Lääne-Harju muusika- ja kunstide kool, kõlab päris huvitava perspektiivina. Aga on siiski Lääne-Harju muusika- ja kunstide kool ja see raha tuleb Lääne-Harju vallalt, kes on meie kooli peamine, ütleme siis, sponsor ja rahastusallikas. Pigem on küsimus jah, et kus need vahendid on, nad on kusagil mujal kindlasti, kuidas nad sealt kätte saada. Olen selle teemaga oma peas tegelenud ja mõnest kohast saab lihtsamalt, kui kirjutad taotluse, oled selles osav, siis sealt ju tuleb. Aga teistpidi ikkagi see ressurss, mida vaja on. No, mina töötan munitsipaalhuvikoolis ja teadupoolest sellisel juhul on ju rahastus selline, et kui 31. detsembril on raha otsas, siis 1. jaanuaril on raha olemas. Et seda küsimust ei ole. Et järelikult rahastamise olemasolu on tõestatud, aga muidugi erarahal põhinevate huvikoolide eest ma ei saa rääkida, nii et Rasmus siin saab täiendada. Ega ma ka ei ole, aga teate, andmed mulle meeldivad üldiselt. Ja need andmed, mis meil siin seina taga seina peal on, need on päris head andmed. Ja ma näen, et vaadake see kõige väiksem, see, mille väärtus on 2,3%. Seal on kirjas see, et halb infrastruktuur. Jättes nüüd kõrvale tänase selle toreda videotervituse sealt Tallinnast ja nähes, mis seal nagu toimus, et see oli võib-olla selline hälve, siis ma nagu näen, et see 2,3% nagu ongi see raha. Et kui me enam infrastruktuuri ei taha, siis suurepärane, nüüd me saame sinna esimese sinisesse posti külge selle raha kõik panna, see 60%, mis haridusse läheb. Ja siis hakkab see sinine post ka ilusti langema, et see on poliitilise otsuse küsimus tegelikult nüüd juba, et kui meil enam taristut ei ole vaja nii palju arendada, siis raha on endiselt olemas, siis paneme selle raha mujale. Jah, palun. Ma tean, kust tuleb väide, et 60% hariduse rahast läheb taristu arendamisse, aga mul pole õrna aimugi, miks minister nagu sellist rumalat juttu ajab, et see ei vasta mitte kuidagi tõele, eks ju. Et sellesse kindlasti ei tasu kinni jääda. Mulle tundub, et siin oli juba sellest juttu, et raha on olemas. Meil teine tulb näitab, et meil on vähene koostöö. Et kui me rohkem koostööd teeme, siis meil võib-olla ei ole raha ütleme, esimesel kohal siin. Mis praegu mure on selle? Miks on vähene koostöö? Kas on koostöö omavalitsusega või teiste huvikoolide või ma ei tea, ettevõtjatega või kellega? Kellega on praegu see koostöö puudus? Ja palun. Mina panin selle ühe probleemina kirja ja mõtlesin väga konkreetset asja sellega. Ja minu jaoks on see koostöö puudumine üldhariduskoolide ja huvikoolide vahel, mida me küll Tartus toetame eri meetmetega, et kui meil on... Aitäh! Näiteks Tartus on nii, et üldhariduskool saab algatada projekti, võtta huvikooli partneriks, siis neil on eraldi kõikidele muudele rahastustele lisaraha mingi projekti läbiviimiseks ja sellega meil tehakse igasuguseid asju. Paar kooli käivad näiteks Jotee tantsukoolis oma liikumistunde läbi viimas. Meil on ka Eesti suurim kutsekool ja ma loodan, et keegi siin nendega lõimimise vastu midagi ole, kes viib 3 Tartu gümnaasiumile läbi robootika ringi ja selliseid näiteid meil on Tartus veel mitmed koolid käivad kunstitunde tegemas, lastekunstikoolis näiteks. Niimoodi. Et paistab, et nagu
kõik on hästi, aga need on üksikud näited. Enamus üldhariduskoole teavad, et huvikoolid on olemas, nad mõistavad, et seal toimub ka mingi õppetegevus, aga nad ei ole täna valmis aktsepteerima seda tulemust, mis sealt tuleb, aga, ja siin ta enam ilmselt ei plaksuta, ka huvikoolid väga paljud ei ole valmis esitama oma õpiväljundeid ja oma tulemusi sellisel kujul, mis on üldhariduskoolile arusaadav ja söödav. Selle tõttu Tartus me olemegi selle oma pearahasüsteemi ehitanud üles nende kvaliteedi astmetele, et ennekõike erahuvikoolid siis kasvaksid, areneksid ja see laps läheks kooli tagasi paberiga, mis õpetaja vaatab, ütleb, sellest ma saan aru, see läheb nagu, täidab need linnukesed siin ära. Tegelikult see, koolide poolt on teatav valmisolek, aga nad tahavad seda näha nagu oma tööprotsessi integreerituna ja selleks tuleb aidata ka huvikoole järgi, mitte ainult üldhariduskoole. Koostöö on üks lemmikteemasid, ma arvan, et võib-olla need koostöövormid ongi väga erinevad maa ja linna vahel, et linnas on lihtsalt nii suured koolid ja selline koostöö tegemine on keerulisem, ma võin öelda, et Kose vallas on see väga hea, erinevate koolide, lastevanemate, omavalitsuse ja kõigega, ma homme räägin sellest, aga et mulle mingis mõttes natukene see arusaamatus, et mis siis seal huvikoolis tehakse, kas teda saab aktsepteerida või ei saa, et mulle meeldib siin see Võru näide, kus Võrul on väga tugev kunstikool, neil on väga head ülevaatenäitused ja nemad alustasid sellega, et seal siis on võimalik õpilastel direktorite vahel kõigepealt käis läbirääkimine, et nad saavad aru, et seal antakse väga tugevat kunstiharidust ja kui õpilane tuleb sügisel kooli, siis ta kirjutab huvikooli direktorile, et ta soovib näiteks oma vabastust saada oma üldhariduskoolist ja direktor kogub need nimed kokku ja siis läheb see üldhariduskooli ja sealt vabastatakse ja nõue, et nii-öelda tõestada, et ta on nagu hästi teinud, ei ole rohkem kui see, et huvikooli õpetaja paneb talle hinde. Nad on näidanud oma näitustega ju mitmeid kordi, et see tase on ülikõrge. Ja nüüd me teeme seda ka Kosel, ehk et sügisel tuleb Võru näite, baasil hakkasime tegema, et sügisel tuleb õpilane kooli, kui ta soovib vabastust saada, siis ta kirjutab ja meie paneme hinde, mis kriteeriumeid te tahate, kui meil on ülevaate näitused ja 9 tundi nädalas kunsti. Et võib-olla me ei saa kõiki asju niimoodi panna nendesse erinevatesse lahtritesse, ehk seda pole, me oleme nii bürokraatia maailma nagu ära kadunud, et äkki pole seda vaja. Võid kommenteerida ka, jah? Ja. Eestlased on selline tore rahvas ja eestlastele väga meeldivad vanasõnad ja me peame tunnistama, et vanasõnad on väga ausad vahel, aga väga õelad ka, eks ole. Ja eestlastel on üks tore vanasõna, mis ütleb, et kala mädanevalt ikka peast. See on ka jälle üks mõtlemise koht, aga siin rääkijatele, muretsejatele saab öelda, et ärge muretsege, abi on juba teel. Ehk siis, kui keegi teist on juhuslikult kursis sellega, mis toimub seadusloome maastikul, siis on toimumas üks väga lahe muudatus, mis puudutab omavahelist koostööd just erinevate haridusliikide vahel ja eelnõu järgi saab teiste õpivõimaluste arvestamine üldhariduskooli jaoks kohustuslikuks. Ehk siis üldhariduskooli, visatakse nüüd see pall sinna üldhariduskooli poole, ütleb, vaat teie nüüd peate välja mõtlema, kuidas te seda kõike tegema hakkate. Ehk siis see ei ole enam huvikooli mure, või see ei ole enam huvihariduse mure, kuidas jõuda riikliku õppekavani, vaid nüüd nagu peab see pall läheb nagu teisele poole, et vaatame, mis saama hakkab, me ju veel ei tea, aga ootame huviga. Kuidas sa arvad, mis siis saab? Kas üldhariduskoolid on sellest huvitatud ka? No üldhariduskooli jaoks on see lahendus ju ideaalne ja õpetajatest on puudu. Tegelikult on need õpetajad olemas huvihariduses, sest seal on huvitav, nagu me aru saime. Ja nüüd need huvitavad huvihariduse õpetajad hakkavad tegema üldhariduskoolis seda, mis tegelikult huvitav on. Väga huvitav olukord. Tegelikult mul oligi see sama järgmine küsimus, et mina näen, kui minu lapsed käivad koolis ja kui tulevad tagasi koolis, lähevad nii igav on, mida me seal teeme, matemaatika on nii igav, kõik on nii igav. Ja siis laulavad, tantsivad, teevad kõike. Kui me praegu unistame natuke, kas oleks see ideaalne tulevik, kus meil tõesti üld- ja huviharidus on koos, kuidas see nüüd ideaalis näeb välja?
kas keegi nüüd jagab minuga selle pildi? Kui meil matemaatikal, ma ei tea, siis lauldakse numbritest, arvudest või näiteks, kuidas see ideaalis näeb välja? Ja, no see on natukene utopistlik, aga ma olen mõelnud nagu kahte sellist plaani. Seal on juba 2 plaani tegelikult. No vähemalt on ju. No, ja see põhimõtteliselt on nagu filmimaailmast 2-plaaniline vaade asjadele. Üks on Aafrika vaade, teine on Ameerika vaade. Aafrika vaade on selline, et kõik erinevad vanused, kõik erinevad lapsed tulevad lihtsalt klassi või noh, ütleme, ruumi ja neil on näiteks matemaatika, võib olla. Ja igaüks teab või saab endale ülesande, igalühel on enda aeg, kaua ta seda teeb. Kui ta teeb seda kiiresti, kui tal läheb rohkem aega ja ta saab ise vaadata, kuhu ta paneb oma sellise maksimumaja ja fookuse ja kus ta teeb nii palju ära, et ta saab lihtsalt tehtud, saab linnukese kirja, seal võib-olla kõige andekam ei ole, aga ta teeb ära ja on hästi. Ma toon sellise näite aastal 2018, kui veel Covidist ei teadnud keegi midagi. Otsustasime meie minna pooleks aastaks perega New Yorki ja Tallinna Reaalkooli direktor oli päris üllatunud, aga minu väite peale, et ega teil pole eriti vahet, kui lapsel oleks mingi vaagnaluu murd ja ta ei saa kodust tulla, siis te ju õpetaksite teda edasi. Vahet ei ole, kas ta on Tatari tänaval Tallinna kesklinnas või ta on Manhattani saarel kuskil. Ja siis ta mõtles nüüd, et no, proovime ja me proovisime. Ja mis tuli välja? 13-aastane poiss oli täiesti võimeline ärkama kell 9, hakkama kooli asju tegema 9:30, kõik selle päeva asjad olid 12 tehtud, sest ta teadis, kui on tehtud, saab minna boksitrenni kella 9. Ja niimoodi pool aastat ja lõpetas 4-5-ga. Ja miks? Sellepärast, et ta teadis, et see on tema enda aeg, mingit munemist ei käinud, tegi nende seda nii hästi kui sai ja läks boksitrenni. Ja teine on siis see Ameerika vaade, on selline, et ained lähevad vertikaalselt igalt poolt läbi, et kui sul on ajaloos mingi piirkond, siis sellest räägitakse ka geograafias, kui on, ma ei tea, ajaloos mingi periood, siis sellest räägitakse ka paralleelselt, et sa saad nagu füüsika leiutistest aru, mis sellel hetkel olid relevantsed, muusikas, ajaloos, geograafias joonestub jälle mingisugune ühine joon läbi niimoodi, et tegelikult tekitatakse peamiselt seoseid ja vähem õpitakse fakte. Ja see on tegelikult miski, mida ma olen nüüd saanud mille kohta ma olen saanud tõestust läbi sõprade, kes on kolinud näiteks Silicon Valley'st Eestisse ja kelle lapsed on kolinud siia kooli. Ja seda on päris üllatunud, et tegelikult sellist integreerimist ei toimu ja samamoodi ka kunsti vallas ja võib-olla nagu süvendatud, ütleme, käelise tegevuse suunas isegi on ju, rääkimata ka liikumisest, tantsust, kui eneseväljendusest, trummide ja matemaatika seosest loomulikult ja nii edasi ja nii edasi. Nii et 2 asja, et isiklik motivatsioon võib-olla mitte siis just väljapoolt andes diagnoosi, et mulle tundub, et sa oled selles andekas, vaid et laps ise saab natukene vaadata, et millesse ta paneb proportsionaalselt rohkem aega, millesse natukene vähem on ju. Ja siis teine, et selline integreeritud süsteem, kus natuke siis pannakse šablooniga peale ja see on vähem individuaalne õpilase seisukohalt. Ja siin võib olla siis selles tunnistuses või plaan A või B õpetaja on pigem nagu mentor, kes jälgib ja on nagu abiks. Jah, siin oled valmis juba. Mentoriks saama. Nii, Mihkel Valne. Lemmit Valne. Jaa. Kõigepealt väike ekskurss, kui nüüdseks siis 2 aastat paar kuud tagasi must abilinnapea sai, siis üks ülesandeid oli mul kohe panna kokku eestikeelsele haridusele ülemineku tegevuskava Tartu linnas. Kuna ma olen semiootik ja haridust midagi ei tea, et siis tuli kiiresti õppida igasugused asju, üks asi, osad väljendid, mida ma õppisin väga ilusasti ütlema, on keelekümblus ja teine on lakkõppe, mida sa täpselt kirjeldasid ja see on väga võimas tööriist tõesti. Aga lakkõppe, lõimitud aine ja keeleõppe.
mis tähendab põhimõtteliselt lõimingut nagu haridusasutuse sees ainetundide vahel. Aga ma tahtsin öelda, et kõigepealt, milline näeb välja siis ideaalselt lõimitud haridus, üldharidus ja huviharidus. Kindlasti neid näiteid on veel, aga minul on tõeliselt hea kogemus Sänna leiutajate koolist. See kõlab nagu, kes on vaadanud mingit dokfilme ja asju, et siis seal Sännas tamburiin ja hõlstid ja viirukid põletatakse, et mingi kahtlane asi on, minge sinna kohale oma tiimiga ja vaadake, mida nad seal koolis teevad. Nad teevad professionaalset haridust, kõik õppekava nõuded, aga kogu see õpe on nii lakk, kui lähtub laste huvidest. Suurepärane näide oli see, et kui neil kuidas see oli? Neil tuli Jaapanist mingisugune õpetaja, kes pani lapsed vaimustama Tiibeti muusikast. Lapsed ütlesid, et lähme Tiibetisse külla. Nad võtsid selle oma kursuse või lennuga eesmärgiks, hakkasid igasse tundi lõimima seda Tiibeti teemat, geograafiad, ajalood, muusikat, käsitöös tegid meeneid, et müüa laatadel ja rahastada oma reisi ja nii edasi. Suurepärane näide ja tõesti hea töö, mis nad teevad. Aga mina arvan, et huviharidus ja üldharidus ei tohi lõpuni lõimida. Koolijuhtidel väga teistsugune arvamus, nemad ütlevad, huviharidus väga hea, andke meile raha juurde, me teeme rohkem huviharidust oma koolis. Väga tugev seisukoht on neil selles osas, et miks keegi teine peaks huviharidust tegema, meil on ju ka professionaalsed õpetajad. Aga siin on selline sotsiaalne aspekt, mida ma toon linnaruumi teooriast, on 3. koha teooria, et igal mõistlikul indiviidil võiks olla elus nagu 3 niisugust ruumilist sotsiaalset punkti, kus ta on erinevates rollides. Üks tuleb meile sünniga kaasa reeglina ja see on kodu. Et kodus me täidame mingit kindlat rolli. Teine noore inimese jaoks on kool. Ja 3. peaks olema selline, kus kumbki eelmine ei ole nagu dominant, et sa võid olla peres ühes rollis, koolis võid olla teises, koolis oled kamba liider või vastupidi nagu see, kes natukene nurgas noorutab, lähed huvikooli, oled hoopis 3. inimene. Kui me kõik liiga ära lõimime, siis me võtame nagu selle 3. võimaluse ära ja need, kes noorutavad nurgas koolis, noorutavad seal läbivalt ja need, kes on liidrid, on läbivalt liidrid, aga oluline on, et laps, noor inimene satuks erinevatesse sotsiaalsetesse suhetesse ja just see, et ta peab ise minema koolist huvikooli, et seal on teised õpetajad teistest koolidest, lapsed, sellele on väga-väga suur väärtus, et ärme lõpuni palun ära lõimime. Ma ütlen ka seda sama, et tegelikult õpilane tulles nagu huvikooli satub ta absoluutselt teise keskkonda, seal on meil ka erinevad valla kooli lapsed koos ja nagu meie kooli näitel küll öelda, et nad ei taha üldiselt ära minna, et ikkagi 2-3 tundi on teinekord tundidest möödas ja nad ei lahku nagu. Ehk et nad on selles keskkonnas, kuhu nad on väga tahtnud tulla ja no kooli vaheaeg oli, meil praegu on teine laager seal sees, sest lapsed lihtsalt nagu käivad terve see aeg pinda, et palun teeme laagrit, et me tahaksime siin ööbida ja olla. Et mingis mõttes see teistsuguse keskkonna loomine, kus ta tuleb sealt koolist välja, on ülioluline. Ja ma selles mõttes olen nagu väga nõus, aga lõimimist ikka võib teha. Mul lihtsalt tuli matemaatika ja muusikaga tuli kohe nagu meelde, et minu keskmine laps ütles, et mõned asjad on mul matemaatikatunnist väga hästi meelde jäänud, et neil oli selline juba vist 70 või natuke peale naisterahvas oli õpetaja ja siis ta õpetas niimoodi valemeid, et neil jäi meelde, et näiteks ta ütles, et nad on tulnud tundi ja siis ta räppis see oli kaatet, hüpotenuus, kaatet, hüpotenuus. Ütles, mul elu lõpuni meeles, et saab küll matemaatikat ja muusikat lõimida või et mõni valem jäi veel meelde, natuke rääkisid loodusest ja siis ütles, et ja üks lind laulab Pierruut. No jääb meelde, et tegelikult on lõimimine nende üldhariduskoolis erinevate ainete vahel päris tore. Aga jah, ma olen nagu selle lõimimise osas ka selles mõttes, et las need majad jääda erinevad, need vajavad keskkondasid, kus nad võib-olla on palju avatumad ka. Tulles tagasi selle igavuse juurde, siis on ju targad mehed ometigi öelnud, et laps peab igavus ka tundma. Sest see on seeme sellele, et see laps võib-olla ühel hetkel leiutab ise välja selle võimaluse, kuidas matemaatikat, trummide, gitarri, viiuli, pintsli abil selgeks endale teha.
Et selles mõttes ma arvan, et igavust ei tasu ka täitsa välja lülitada sellest kõigest ja meil on vaja ka neid matemaatikuid, kes ei oska laulda. Aga ja tahtsin ka jällegi toetada seda mõtet, et kõiki tõesti, kuigi meie kool võib-olla on selline ekstreemne näide igasuguse lõimimise osas, siis kõike ei pea lõimima, aga küsimus on pigem sellises õpilase igapäevaelu mitmekesistamises, kus tegelikult huviharidus saab olla toeks üldhariduskoolile. Kui üldhariduskool minu kogemusest võtaks selle initsiatiivi ja pöörduks võib-olla rohkem huvihariduse poole, muidugi. Mina, kui ma räägin praegusel hetkel ühest vallast, ühest kohalikust omavalitsusest, kus me tegutseme koos, mind on kaasatud ka koolijuhtide koosolekule, ma saan seal mõtteid vahetada nendega, et seal Tallinna näide on kindlasti natuke teissugune, seal on asjad keerulisemad, suuremad, aga meil on see suhtlus võimalik. Aga ma olen tajunud ka seda, et üldhariduskoolid millegipärast ei leia meid nii lihtsalt üles, ma pean ikka ise minema koputama ja ütlema, et tegelikult selle asja me võime ka ise ära teha. Et ma arvan, et koostöö osas otseselt nagu võib-olla huvihariduse esindajatele ma ei kujuta ette, kui palju nagu saabki ette heita. Pigem võib-olla on seal teised pooled, kes peaksid selle peale mõtlema. Aga eks me huviharidusjuhtidena saame seda täpselt niimoodi tehagi, et me käime ja koputame igale poole, kus vaja on. Ja lõppeks, kui kõik lõimitakse ära, siis ei ole ka huvikooli juhil enam põhjust minna vallavalitsuse ukse taha nõudma, et aga mul on oma ruume või oma maja vaja, eks ole. Et niimoodi võtan ma endalt töö ka käest ära. Kõigepealt kommentaariks Margitile, et matemaatikaõpetaja on endiselt 70-aastane, vahe on selles, et 30 aastat on ka vahepeal mööda läinud. See on ka mõtlemise koht ja Reigo plaan mulle meeldib. Eriti see esimene plaan, see, et kus õpetaja on Eestis ja siis õpilane on Manhattanil, vaata. Eesti õpetaja õpetab hommikul, aga õpilasele meeldib õppida öösel. Sellega me oleme ka juba harjunud, seega see plaan nagu sobib suurepäraselt. Win-win. Aga see teine plaan, see on nagu see, et kui 3. klassis, ma ei tea, tegeleme antiik-Kreekaga näiteks ja siis loodusainet õpetaja peaks nagu hakkama käsitlema, et maakera on nagu lame ja 3 elevandil, siis see perspektiiv nagu natukene hirmutab mind. Ja, fänne on küll, aga see ikkagi hirmutab mind natuke. No mulle tundub, sest järelduseks võid öelda, et las siis üldhariduskool ja huvikool oleks eraldi, aga et tõesti seda koostööd oleks vaja, ükskõik mis meetodil oleks rohkem, see oleks õige lahendus. Meil ei ole nii palju aega jäänud, me siin arutame siin veel paar teemat ja siis võtame mitu küsimust saalist, nii et olge valmis. Mul üks küsimus, et siin on see digitaalne lõhe, mis on ainult 3,5%, Samas ma ütlen ja mis ma näen, et minu lapsed juba teevad kodutööd tehisintellekti abil ja päris palju uut ja muud nad saavad ka teada igasuguste nende programmide abil, et kuidas siis huviharidusega on, kas me kaitseme, ütleme, klassikalist huviharidust või me peame siis arvestama sellega, et maailm muutub meil päris kiirelt, et ma ütlen ausalt, et üldhariduskool ei jõua sellega kaasa. Kuidas huviharidusega on? Kas jätame nii, nagu on, vaikselt kuidagi kindlasti areneme, teeme koostööd, võib-olla mingid meetodid võtame kaasa või, ma ei tea, mingi liit või kool otsustab, et homsest, nullist, uus teema. Kuidas teile tundub? Mulle tundub, et küsimuse püstitus on vildakas. Kui me oleme siin rääkinud tükk aega sellest, et haridusvaldkond toetub erinevatele sammastele, üldharidus, kutseharidus tuli mul meelde, huviharidus, alusharidus, siis küsimus tehisintellekti kasutamisest ja muudest digivahenditest, me ei saa võtta nagu ühte komponenti välja, öelda, et siin me teeme teistmoodi nagu mujale. Ei saa. Küsimus on, et kuidas kasutada digivahendeid, uusi digivahendeid haridussüsteemis, eks ju. Ma loodan, et see oli küsimuse mõte siiski. Osaliselt jah, aga pärast arutame.
kasutada, muidugi. See oli juba aasta aega tagasi, kui mul oli küll üldhariduskooli juhtide õpiringis Tartus hea meel osaleda õpiringis, kuidas kasutada ChatGPT tundide ettevalmistamise. Nii on mõistlik suhtumine. Mis on nagu suur küsimus, tegelikult ei ole minu jaoks üldse tehisintellekt, et see on nagu teelatehnik, aga on nutitelefonid. Tartus me praegu plaanime tellida ülikoolilt nagu uuringu ja pilootprojekti, et kuidas, ma ei taha öelda reguleerida või piirata, aga et mida teha nutitelefonidega koolis, sest seal on nagu väga suur potentsiaal ja väga suured käitumisriskid. Aga see läheb huvihariduse teemast välja, ma tahtsin lihtsalt nii-öelda sõnast poliitik ei vasta sellele küsimusele, mis küsitakse, vaid sellele, mis ta tahab, et küsitakse. Ma sõnastasin küsimuse enda jaoks sobivamaks, aitäh. No see digitaalsuse küsimus on nagu kusagil mujal, mitte otseselt. Oleneb valdkonnast muidugi, kui me tegeleme dronootikaga, siis ilmselt digitaalsusest mööda vaadata ei saa. Aga ma olen tänulik, et veel robotid ei mängi laste eest viiulit ise ära. Või ei maali seda, või nad ilmselt juba seda teevad, kui väga tahta, aga huvihariduse ja selle edasiarendamise seisukohalt ei ole see kõige parem perspektiiv. Ei vanasõnad on ju toredad, muna õpetab kana. Ehk siis õpilaste panus digipöördel on olnud oluliselt suurem, kui me seda arvata oskame tegelikult, sest nutitelefonide pärast ei pea üldse muretsema. Nutitelefone kasutavad need, kellel tunnis on igav. Huviharidus on huvitav. See ei ole õpilastel igav. Seega see ei ole seda probleemi, päriselt ka ei ole seda nuuritud. See probleem on üldhariduskoolis, see probleem ei ole huvihariduses. Seda on seal, aga ikka oluliselt vähem. Ja digi ei ole ka suured pildid enam probleem, saame ilusti hakkama. Huvihariduse kõige suurem tugevus ongi see, et me oleme väga volatiivsed, me oleme väga kiired. Me reageerime väga kiiresti turule, et tehisintellekt, ma ei tea, ma juba ammu kasutan. Pole mingit probleemi. Tegelikult see digimaailm on ju kunsti osas ka ikkagi päris ahvatlev ja kui nad seda tahavad teha, siis on hea, kui ikkagi juhendatult. Meil on sellised digimaali õppesessioonid küll, kus nad teevad ja nad tahavad seda ka kõikidel oma nagu vahepausidel ja natukene enne, et hea, kui me saame seda juhendada. Ja nad teevad seal filme ja asju, et tegelikult on ju tore, kui ta tuleb sinna maailma ja nad õpivad seda hästi tegema, et loomulikult ikka me maalime ka natüürmorte, portreesid, täisfiguure, sest ütleme läbi käelise sellise tegemise on paber ja pliiatsiga, et seal on mingi teine tunne sees ja seda peab ka seda on nagu hea osata ja kui seda oskad, siis hea seda nagu tulevikus ükskõik mis ajal ka vanemas eas nagu uuesti kätte võtta ja teha, et ta maandab hoopis teistsuguseid pingeid, aga me peame selle digimaailmaga kaasa minema. Ma arvan, et meil on lihtsalt vaja seda õppida koos nendega. Nõus, aga samal ajal lubage väike selline olustiku kirjeldus. Kui paljud teist teavad, mis on järgmise Kaitseväe juhataja nimi? Peast. Keegi ei guugelda. Kas keegi teab? Merilo. Eesnimi? Andres. Nii, miljoni euro küsimus, mis see siis on? Päriselt eksid ja lähed koju. Jupp, mis asi? Andrus. Õige vastus. Ja nüüd olime poegadega, 19-aastasega ja 8-aastasega, kes oli Kukil, Vabaduse väljakul, paraadil. Ette sõitis selline sõjaväeauto seal, eesotsas istus järgmine juhataja ja mõtlesin, et elagu, oota, guugeldame. Telefon ei guugelda. Ei saa helistada, ei saa kirjutada, kõik militarismi huvilised saavad aru, miks, kui on praegune istuv Kaitseväe juhataja ja tulevane, siis president, kõikide väeosade juhatused, kõik, terve latv on ühe platsi peal, et miks ei tööta, kõik saavad aru, aga et lihtsalt ei olnudki võimalik. Ja siis ma leppisin selle Kukil oleva lapsega kokku, et davai, ma olen 3 ja siis loeme elagu järgmine Kaitseväe juhataja. Ja nii kui lugesin 3, siis üksi karjusin.
ja siis ta muigas korraks vuntsi ja sinna see jäi. Aga mõte on selles, kui hambutud ja ütleme korraliku liikumispuudega me oleme, kui meilt internet ära võetakse. Ja ma väidan, et see on väga põnev selline korgitser, et millega saab inimene aru, et see digivaldkond ja sellega tegelemine see on paratamatu ja minu arust see on tööriist, mida ei tohiks. Ilmselt ongi nii, et tulevikus on niimoodi, et häkkerid mitte ei häki nagu koodi kirjutades, vaid häkivad andes sisendit masinõppele ja siis AI-le ja kes annab parema sisendi, see saab hakkama. Et ma ei tea, kas te teate, et AI-l paluti luua AI kood ja see maksis $600, kuigi selle esimese jaoks läks miljardeid. Et see on meeletu jõud ja muskel, aga kui elekter või internet ära võtta, et siis tegelikult on äge vaadata, kuidas lapsel läheb pupill suureks, saab aru, et hea on, kui ta mõned asjad on ikkagi vanakooli moodi endale meelde jätnud. Selline hästi tore teadlane on Tartu Ülikoolis nagu Jaan Aru, aruteadlane. Ja ühel korraldatud seminaril rääkis tehisarust ja neid nalju aru ja tehisaru ja need asjad hästi palju ja need talle meeldivad ja sobivad ka. Aga tema tõi nagu väga hea näite, et üks koht, kus see tehisaru tulek on tegelikult nagu prožektorile näidanud meile natukene selline rumalat käitumist, mida me enam ei saa endale lubada. Tema ütles, et tema lõpetas kohe üliõpilastel essee vormis ülesannete tegemise ära, sest sellel on mitte mingit mõtet. Aga sest ChatGPT-ga lased teha ja nii edasi ja ega üldiselt ei saagi enam aru, et kas on tehtud või mitte, kuigi ta ütles, et üks vihje on. Et kui essee algab sõnadega, mul on väga hea meel seda teha, siis see on ChatGPT tehtud, sest kellel oleks hea meel esseed kirjutada. Aga talle jõudis kohale see, et me oleme dresseerinud põlvkondade kaupa kooliõpilasi tootma sellist kirjanduslikku žanri, mida mitte keegi mitte kunagi pole vabas looduses näinud ja see on kirjand. Et miks õpivad 10 000 lapsed üle Eesti, kuidas kirjutada žanri, mida tegelikult väljaspool seda süsteemi üldse ei eksisteeri. Ma ei ole kunagi näinud, et raamatupoes oleks artisektsioon kirjandid. No ei ole sihukest asja. Et tehisaru võimaldab meil nagu hinnata ümber mingisuguseid käitumismustreid, mis ilmselgelt enam ei ole kuigi mõistlikud. Mida Jaan Aru laseb oma tudengitel teha, jällegi, kuidas sa tööriista kasutad. See, mis ta ennem oleks lasknud esseena teha, ta ütleb, et nüüd te peate tegema esitluse ja te peate seda reaalselt esitlema. Pane kokku see, kuidas tahad, aga kui sa ei ole ise süvenenud, sa ei suuda seda esitlust välja kanda ja selle järgi saab nagu kohe aru, kes on õppinud ja kes ei ole. Kui Rasmus oli 14-aastane, siis Rasmusele meeldis õppida gitarri. Ja väga äge, mulle siiamaani meeldib. Lapsele laulan, teistele ei julge. Aga kui Rasmusel 14-aastasel Rasmusel oleks olnud Insta-konto, siis kas sa saad aru, et igal õhtul oleks olnud vähemalt 200 followerile nagu kontsert tasuta? Aga sellel ajal, kui Rasmus 14-aastane oli, siis ta sai seda kontserti teha oma emale, isale ja 2 väiksemale vennale, kel oli nagu täiesti ükskõik sellest gitarrist. Et see on siis nagu ka mõtlemise kohta, aga selle tehisintellektiga on see lahe asi, et andsin õpilastele ülesande, õpetasin programmeerimist gümnaasiumis ja andsin siis nagu vihje, et kõrvalise mitte inimabi kasutamine on nagu lubatud. Ja siis üks õpilane saatis mulle oma tööd, powered by AI, mõtlen, et pole probleemi, mis sa mõtled, et ma siis nagu käsitsi seda tööd kontrollin või? Ja siis ma mõtlesin selle peale, et kui nagu töö on tehtud AI-ga ja kui seda tööd kontrollib nagu AI, et siis nagu läheb sellest huvitavaks olukorraks. Aga huviharidus on huvitav. Mis me üldse teeme sel juhul? Nii, kallis auditoorium, nüüd on õige aeg, et me võtame küsimusi teilt, mis me ei ole veel jõudnud täna arutada, või mis teid huvitab, palun andke käega Marku, ma tulen siis mikrofoniga teie juurde. Jah,
üks küsimus on veel tulemas. See tegelikult ei ole küsimus, ma tahan natuke vastu vaielda, et siin jäi väga kõlama see, kui hea mudel on, et on kodukool ja siis huvikool. Aga ma ikkagi tahaksin natuke kaitsta ka seda mudelit, kus huvitegevus on kooli juures. Et kindlasti igale lapsele see ei sobi, et ma lähen kuhugi mujale. See on väga hea, seal on uus keskkond, uued värsked õpetajad, uued sõbrad, aga on väga palju noori ja need 2 märksõna, mis kindlasti räägivad selle huviringid kooli juures kasuks, on koolikius ja vaimne tervis. Et kui me oleme, õpetajad märkavad lapse probleeme ja nad saavad koostöös huviringide õpetajatega neid lahendada. Kui laps käib kuskil mujal, nad ei saa seda lahendada. Ja koolikiusu vältimine täpselt samamoodi, et ühes ringis kohtuvad niivõrd erinevate klasside lapsed, nad on sunnitud suhtlema ja selle võrra vähenevad taas koolikoridoride konfliktid. Võib tõesti mõelda nii, et ta läheb ära pärast tunde teise ringi ja viib enda need konfliktid kaasa, aga siis me õpime ju lihtsalt seda, et probleeme saab lahendada lahkudes. Aga kui nad selles ringis kohtuvad ja peavad sellele probleemile otsa vaatama, siis tõenäoliselt nad õpivad ka lahendama juba koolis neid konflikte. Ja sinna juurde veel aeg, raha ja konkurss, et mõni laps väsib juba koolis nii ära, et ta võib-olla tahab minna kuskil huvikooli, aga ta kaob tee peal ära, kaob kas või telefoni, või on linna huvikoolid kallimad, või siis toimub linna huvikooli konkurss. Et sul on küll raha, aga sa lihtsalt ei läbi seda konkurssi, nii et mõlemad variandid on head, et ei jääks kõlama, et see on parem variant, kui huvikool on oma koolist eemal. Aitäh! Aitäh, keegi vastab selle kommentaarile ka? Ma korra nagu kommenteerin, et tegelikult see, et kui meil, jälle, see on võib-olla selline väikse koha teema, et kui meil on nagu keerukas õpilane seal, muredega õpilane koolis, siis huvikool ja huvikoolil ja koolil meil on küll nagu üks tugikeskus ja me teeme oma nende sotsiaalpedagoogide ja psühholoogidega koostööd. Ja mõtleme koos välja ja aeg-ajalt on tunne, et meil on ka mure ja siis nemad toetavad, et võib-olla see, et me nii-öelda seal põgeneb ja meie nagu midagi ei tea, on lihtsalt nagu selle halva süsteemi olukord hetkel. Et tegelikult see on võimalik panna niimoodi koostöös tööle, et see tugivõrgustik tekib selle lapse ümber, kellel on nagu muresid. Ma ei tea, mulle lihtsalt endale tundub, et see keskkonnavahetus on lihtsalt neile õudselt mõnus, kui nad tuleb. Meil on õpilastel ka nagu eraldi oma õpilaste tuba ja veel oma selline raamatukogu nurk diivanitega, nad lihtsalt tahavad tulla. Sa näed seda keskkonnavahetuse soovi, aga loomulikult see võib olla ka teistpidi, et oma koolis on kõik olemas ja pole vaja sealt lahkuda. Aitäh! Ma olen juba piisavalt kogenud poliitik, et ma ei hakka siit lavalt praktikuga vaidlema. Et Külli teab väga hästi, millest ta räägib ja see on kindlasti tõsi, mis ei muuda ka seda, et mõne lapse jaoks on see tavapärast keskkonnast väljasaamine nagu lisaväärtus. Et see on samamoodi tõsi, et mõlemad peab olema. Mul ei ole mingit soovi koolide juurest huvitegevust ära kaotada või ka huviharidust, et teie teatriring kindlasti ei ole lihtsalt kassipaitamine. Aga tegelikult sa tõid välja ühe väga olulise teema, mida me ei ole väga puudutanud minu arust, ja see on tugevajavad lapsed huvihariduses. Ja siin on minu seisukoht küll väga selge, et sõltumata nendest piiridest, mis meile panevad ette andmekaitsjad ja kõik muud, huvikoolid peavad olema sellel tasemel, et nad suudavad tagada kõik selle, mida me tegelikult haridussüsteemilt ootame, mitte küll võib-olla tõustatud ja erituge, aga varajase märkamise võrgustiku poole pöördumise juhtumi nii-öelda viimine sinna, kus need spetsialistid on ja selle, mida üldhariduses üldtoeks kutsutakse. Tartus me töötame selles suunas, ma ei saa öelda, et me nõuame täna
oma eraõiguslikelt huvikoolidelt või ka munitsipaalhuvikoolidelt, aga me töötame selles suunas läbi koolituste ja läbi ka selle, et me püüame rohkem võrgustada huvikoole meie hariduse tugiteenuste keskustega, kes on siis kõiki tugispetsialiste koordineeriv asutus ja nii edasi. Et info selle kohta, kas laps on tuge vajav või mitte, ei pea jõudma huvikoolist kooli ja vastupidi sellepärast, et laps ei pruugi seda soovida või see, miks ta vajab ühes keskkonnas tuge, ei pruugi üldse olla relevantne teises keskkonnas. Aga huvikoolid peavad suutma määrata seda, kui nende keskkonnas laps tuge vajab, nad peavad teadma, kuhu pöörduda ja nii edasi. Et see on minu arvates väga-väga oluline teema, millest tegelikult me oleme vähe rääkinud. Jah, aitäh selle kommentaari eest. Nii, Reigo, sa oled järgmine. Siis Rasmus või? Jaa, ma ei oska öelda, kas see, mis ma tahtsin öelda, on üldse relevantne nüüd enam, aga võib-olla on lihtsalt rääkides nendest 3 keskkonnast või kooli ja huvihariduse nagu siis integreerumisest. Mul on lihtsalt siis praktikuna selline kogemus, et ühes väikeses kohas regulaarselt trummiõpet tehes keegi tore huviharidusaktivist jooksis käima sellise võimaluse, oli mul üks väga pühendunud, vaikne, tähelepanelik, alati esimesena tulev ja kõige viimasena ära minev poiss. Juhtumisi oli see kooli kõrval olevas, nagu võimla kõrval olevas mingisuguses saali moodi asjas, aga see ei olnud nagu kooliga seotud. Ja üks kord sattus keegi kooliõpetaja nägema seda kooli välisel ajal toimuvat kambaga tehtavat trummiringi. Ta ütles, et täitsa kosmos. Kui ei oleks näinud, ei usuks, et see poiss koos oma vanema vennaga, kes on ka siin rühmas, ütleme üks ontlikumaid, on terve asula nagu hirmuvalitsejad kahekesi. Aga nüüd täiesti uue inimesega, täiesti uues tegevuses, nad istuvad nagu kukupaid ja on esimesel kohal, viimasena lähevad ära ainukesed, kes tulevad ütlevad, et kahju, et see otsa saab. Ja minu jaoks täitsa võõras inimene, ma lihtsalt ei usuks, et need on kohalikud ikkagi krimiuudiste ikkagi sellised tipuründajad. Ja nii, et see keskkonnavahetus annab võimaluse tegelikult kas katsetada mingisuguseid erinevaid rolle mingisuguses, ma ei tea, autobiograafilis, psühholoogilises sellises, ma ei tea, ristmikult vasakule, ristmikult otse, ristmikult paremale sellises mudelis. Et need erinevad keskkonnad mind ka natukene käivitavad. Jah, Rasmus, palun. Suurepärane, eks ole, neil oli huvitav. Jah, aga siin on nüüd see lugu selle kooliga ja huvikooliga, et me tegelikult oleme ise selle klaasleina ehitanud. Ma nüüd võtaks kannaga, lööks selle klaasleina puruks suure pauguga ja ütleks, et ega see, mis koolis peale sellist formaalset õppetööd toimub, ega see ei ole vähem huviharidus. See on täpselt samamoodi huviharidus, see on lihtsalt teine vorm, teine koht, aga filosoofia tegelikult kannab nagu igal pool. Ehk siis, et ei saa öelda nüüd niimoodi, et et meil teisel koolis nüüd see, mis te õpite, seal seda gitarri või see, mis Rasmus nagu õpib, et see pole mingi huviharidus, et see on nagu, see ei käi niimoodi tänapäeval, et me peame selle klaasleina ise katki tegema ja saame nagu aru, et tegelikult seda piiri ei ole enam ammu olemas, sest tarbija juba ammu on öelnud, et seda piiri ei ole. Ja aga siin kohe tuleb ikka uuesti see sama küsimus, mida ma täna Mihklit juba küsisin, et ruum on tegelikult identiteedi osa ja see on päris oluline. See on ju meie kool, meie hoone, meie maja. See on see sama küsimus, et kuidas sa seda identiteeti siis hoiad, kui see kõik nagu nii laiali läheb igale poole. See on mõtlemise koht. Ma räägin ühe lõpusa loo kohtadest veel, ma ei tea, kui lõpus see on, mis näitab seda, et me võime siin teoretiseerida, aga nende võimaluste loomine erinevates kohtades on oluline sellepärast, et me tegelikult ei tea. Me ei tea lõpuni, mis ühele või teisele sobib või kes nüüd selle aleviku hirmuvalitseja on, kes need poisid paika pani. Ma vaatan siin veidi murelikult oma kaaslast nüüd. Tartuga liitunud endine Tähtvere vald, et seal mäleta, mis küsitlus see täpselt oli, aga mõte oli umbes selles, et noortelt küsiti, et mis teie jaoks kõige mõnusam koht on, et kas te käite noortekas või käite raamatukogus või käite peale kooli seal koolihuviringides, nii edasi. Vastus oli punane diivan.
nagu konkurentsitult kõige lemmikum koht. See oli mingisugune vana diivan, mille keegi oli kuhugi võssa visanud, mis oli parajalt põõsa taga, et noored said seal hängida ja mõnikord ka chillida, eks ju. Aga see oli nende identiteedi, sotsialiseerumise jaoks see kõige olulisem koht väikse Silmatsalu alevikus. Ja keegi poleks suutnud seda ise välja mõelda, öelda, et aga paneme punase diivani võssa, vot siis noored on ikka, nagu noorsootöö on tehtud, eks ju. Aga noorsootöötajad said sellest mingisuguse sisendi ja eks nad siis hõlmasid oma mobiilse noorsootöö rengile ka punase diivani, et seal rohkem hängitakse, vähem chillitakse, ütleme nii. Ja, see on see koht, kus sai alguse mobiilne noorsootöö. See on see bussijaama fenomen, me kõik teame seda. Aga kas te teate, mis vahe on hängimisel ja chillimisel? On keegi teile kunagi seda? Küsige noorte käest. Hängimine on see, kui raha ei ole. Chillimine on see, kui raha saab snäkke ka osta. Mina viitasin kaheldava väärtuse ainete tarbimisele, aga ka neid ei saa siis, kui raha ei ole. Nii et. Ma lihtsalt tahan öelda seda, et kui me seda nagu kohta loome, on ju, et see, milliseks sa selle koha lood oma selle auraga, minu pärast ka nagu värvide ja kõigega, mis sa sinna sisse tood, et see tekitab tegelikult hoopis suuremaid võnkeid ja eile oli mul üks õpilane, kes teeb uurimustööd ja oli mul seal 12. klassi õpilane, kunstikooli lõpetanud siin viimasel hetkel ja küsis, et kuidas ma saaksin tulla siia õpetajaks, et missugused teekonnad ma pean läbima ja siis ma hakkasin mõtlema, et seda küsimust ma olen viimasel ajal kuulnud väga mitu korda oma lõpukursuste käest ehk, et nad näevad, et seal on loominguline, seal on sõbralikud inimesed, seal tehakse palju, seal on huvitav ja üksteisesse väga heatahtlik suhtumine, et tekitas selle tunde, et me kogu aeg arutame, kuidas õpetajatest pealekasve ei teki ja siis sa saad aru, et võib-olla raha on küll üks oluline tegur, aga kuidas sa saad sellele noorele olla selline tunnetuskoht, et ta tahaks siin ka töötada ja see on juba nagu mingi märk, et selle tõttu mul on väga hea tunne ja võin mõelda nii, et võin pensionile minna rahus, ma olen endale head õpetajad peale kasvatanud, kusjuures praegu üks minu õpilane on ka juba 4. aastat õpetaja. Et ehk, et tegelikult sellel kohal ja ümbrusel ja sellel aural, mis sa lood, on nagu tuleviku mõttes võib-olla päris suur tähendus. Nii, aitäh, meil on tegelikult jäänud väga vähe aega, tahaks veel rääkida, aga me ei ole veel siis jõudnud rääkida sellest, mis on meie tugevused juba praegu. Ja ma arvan, et meie tänase diskussiooni lõpetuseks igaüks võiks nagu jagada meiega selle suunda, et siis kuhu me lähme. Meil on sellised tugevused ja näete, neid on päris palju rohkem kui neid väljakutseid ja murekohtsi. Nii et kuhu me nüüd Eesti huviharidusega tulevikku läheme? Mida me võtame koos? Mis on meil hästi? Mida me tugevdame? Siin on väikene spikker teile, aga teil võiks olla oma arvamus ka. Mida me soovime nüüd? Jah, et oleks kas nii hea kui on või paremini kui praegu on huvihariduses. Ma saan korrata seda, mis on juba kõlanud. Et huviharidus on üks oluline komponent terviklikust haridusvaatest. See tähendab, et me laiendame teatud nõudeid, ootusi, asju huviharidusele, mis täna võib-olla rohkem kehtivad üldhariduses, nii juhendajate, õpetajate kvalifikatsiooni, LAK-õppekoolitused, tugevate lastega tegelemise koolitused, kõik need me nagu nõuame rohkem, aga samal ajal me arvestame ka nendega rohkem. Et see on üks asi. Ja teine asi on see, et me läbivalt ikkagi anname õpilasele järjest suurema vastutuse oma haridustee kujundamise eest ja sinna haridusteele võivad jääda selle tervikliku vaate kõik komponendid.
kuigi tagasi lasteaiast ei ole mõtet aineid võtma minna võib-olla, keegi tahab, siis miks mitte, kui lasteaias on hea muusikaõpetaja näiteks. Et ühesõnaga kõik need komponendid on valmis omavahel suhtlema neid Exceli linnukesi, tegema nagu võrdsed partnerid ja kõigi nende uks on sellele lapsele lahti, kes siis teatud mentordamise järgi valib selle raja, kuidas ta jõuab nende õpieesmärkideni, mida tema soovib, kus on ka muidugi riiklikult ette kirjutatud asjad, et need 2 poolt on minu jaoks see, kuhu me võiksime liikuda. Aitäh, Lemmit. Rigo, olen. Võis vabalt olla, et minus hakkab pead tõstma ka mingi poliitik, et ma kuulsin küsimust küll, aga ma tahaks vastata hoopis mingil oma teemal. Mul on tunne, aga minu arust see on täiega lahe mäng. Arusaadav. Et minu jaoks tekkis selline pilt tugevusest, et mul on tunne, et te kõik olete näinud neid kandilisi arbuuse, on ju. Et kandilised arbuusid tekivad sellepärast, et pannakse sellistesse kandilistesse kastidesse kasvama. Kõik kasvab oma võimaliku ruumi täis, on ju. Mulle tundub, et meil on näiteks kvalitatiivne ruum on nii suur, mida täis kasvada, et peaaegu, et on kuulda sellist krudinat ja mühinat ja ma olen eluaeg olnud selle fänn, et näiteks kui soomlased teevad midagi hobi korras, siis tihtilugu nad teevad hobi korras midagi oluliselt paremini kui meil profid, näiteks. Ja Saksamaal, ma tean, on näiteks üks mu sõber Bassimees, kellel on lihtsalt selline väike huvi koos isaga, peab väikest terraariumi, tema terraarium on paremas seisus kui Tallinna loomajaama näiteks. Et mulle lihtsalt meeldiks mõelda umbes nii, et me hakkame jõudma sinna, kus inimesed on saanud teadlikumaks, leidnud võimalusi, suudavad tagada mingisuguseid, mingit juurdepääsu mingitele vahenditele, et selline nagu huviharidustase võib olla absoluutne maailmatase mingisuguses spetsiifilises valdkonnas. Tuon Tartu näite, eelmisel nädalal 4 päeval, palju õnne Tartule ka, Illegaardis avati siis pop-up džässiklubi Village House Tartu ja me tegime sellise katsetuse, et Elleri noored tahtsid mängida, jämmida omavahel ja siis panime trummid püsti, panime taldrikud ka, lihtsalt, et neil ei oleks vaja midagi tassida. Siis hakkasime vaatama, et iga taldrik maksab eraldi 1000 eurot. Ja lihtsalt meil oli kastis, olid sellised taldrikud, olid lihtsalt seisma jäänud. Ja siis me mõtlesin, et päris hea, et kuskil keldris, kuhu mahub 40 inimest, ja trummarid, kes võib-olla on mänginud, ma ei tea, 2 aastat, saavad mängida maailma parimatel taldrikutel, lihtsalt sellepärast, et need võimalused on nüüdseks loodud. Seega on lootus, et kui nemad on 20 aastat tegelenud, siis ei ole nagu mingit vahet, kas on Tartu või New York. Et minu arvates selline huvihariduse, selline poolnähtamatu fännluse peal toimiv kvalitatiivne nagu tiigrihüpe, et äkki see on mingisugune tugevus või selline suund, mis tuleb paratamatult. Palju õnne kõigile. Aitäh, Reigo. Ja Margit, palun. No tahaks ju unistada, et tegelikult võiks olla see huvist lähtuv haridus äkki siis isegi natukene kõrgemal kui see formaalharidus, et ma lihtsalt nagu näen oma õpilasi teinekord, kes kell 8 õhtul teevad veel makette, kuigi kell 6:30 lõppes tund ja sa saad aru, et töö tuleb peale, nad peavad ära minema ja nad tegelikult selle kaudu õpivad, katsetavad, teevad, et kuidagi seda huvist lähtuvat haridust oleks nagu tema nii-öelda päevas rohkem ja võib-olla seda formaalharidust siis vähem. Selline väike unistus. Aitäh selle unistuse eest. Jah, Mihkel, palun. No patt oleks mitte nõustuda sellega, et mitmekülgsus ja mitmekesisus on suurimad või vähemasti silmnähtavad tugevused huvihariduses, sest huviharidus ja huvitegevus ongi väga mitmekülgne ja mitmekesine, kõigile midagi praktiliselt, aga teistpidi ma leian, et huvihariduses tegutsejatel on võimekus muuta elu mitmekülgsemaks ja mitmekesisemaks. Väga hästi öeldud. Ja Rasmus, palun. Ma vaatan sinna ekraani peale ja seal on pisikesel kirjutatud, ma tahaks niimoodi teha.
aga no seekord ei tööta, ei tule välja, sest mingi kiht on vahelt puudu. Vabadusel on väga kõrge hind ja me näeme praegu seda hinda nagu olulistes teistes ja suuremates aspektides, mitte ainult hariduses. Ja ma arvan, et see on tegelikult huvihariduse üks kõige tugevam identiteet, et meil on vaba valik. Formaalhariduses on see vaba valik on oluliselt kitsam, aga huvihariduses meil ei ole seda piiri veel. See on ise küsimus, kas me tahame neid piire hakata looma või ei taha, et see on selline ühiskondlik otsus ja diskussioon ka. Nii, aga ma arvan, et siin me lõpetamegi. Tegelikult oli väga hea diskussioon, et muresid on meil olemas, aga tugevused ka. Ja ma arvan, et tegelikult pole kõik nii paha. Ausalt öeldes, kõik on nii hästi meil, lihtsalt rohkem teeks koostööd. Nii, ma tänan siis meie paneeli osalejad, Reigo Ahven, Lemmit Kaplinski, Margit Mikk, Mihkel Tikerpalu ning Rasmus Kits. Palun teie aplaus meie panelistile. Suured tänud.